Tere, meil on siis Kaugen Külen podcasti eriepisood, mis on siis natukene rohkem jõulutemaatikas ja meil on täna külla tulnud kaks väga toredat inimest Võrust, ehk siis Elisabeth, kes on praegu tegelikult siis õpilane Treffneris ja Hipp, kes siis just lõpetas ajaloo eriala ülikoolis. Ja, tere. Tere. Ja meie siis täna tahaksime rääkida teiega natukene sellisest podcasti maastikust, sest ju tänu teile meie suuresti alustasime. Ja kuna on ikkagi jõuluaeg ja täna on jõululaupäev, siis räägiks natuke ka jõuludest. Ja, sobis meile. Me kõneleme võib-olla veidikese võro keelen, selle, et see on siis nagu see, mille pärast me oleme siia tulnud, aga teeme see üldisen hüvangun ka natuke eesti keelen. Väga vahva. Sest et meie tõesti siin, mina olen tänane saatejuht Karmen ja minu kõrval on ka Ats ja meie kodavere keelt täiesti siin ei valda, aga siin jõulutemaatikas oskame natukene rääkida. Aga võib-olla sissejuhatuseks, et meie kuulajad saaks hästi lainele. Äkki oskate enda kohta midagi natuke tutvustavat rääkida? Mulle ei meeldi üldse see küsimus. Ma olesi mõtle, et võinu nagu välja mõtelda mändsegi stamp vastuse, et olnu ega kõrd nagu lihtsa. Ja siis ega kord ma hakka mõtlema, et et esihinda kottale midagi nagu ütelda on alasi sääne ansak. Ja siis või olla määnestki nagu igavat teksti ei taha ka kõnelda ja siis kun hakkad mõtlema, et mida huvitavat ma olen üldse elanud enno, siis mõtled, et see ei tule nagu üldse välja, eriti kui see on määnegi live ülekanne või mikriin või midagi. Ja ütlesin, aga ma olen Elisabeth, peri ole Võromaalt, üles kasusi ka sääl ja siis nüüd opi, nagu sa ütlid Treffnerin, ei tea, mis ma edasi tii. Vaihjapääl opse Argentiinan ka, ma oli vaihtusopilane. See on siis lätt sinna huvitava rubriiki. Ja nii on. Ja ma olen Hipp. Ma olen ka siis Võromaal sündune ja üles kasunu. Meid ühendas Elisabethiga see, et me ime oma hääsõbranna ja meil on täpselt 5 aastat vahet, aga me oleme siis ütlen kun üles kasvunu ja kõik asju kuun tennu ja siis alustime ka oma võrokeelist podcasti Poodiman ütlen kuun. Ja ma olen üldse tennu saan siit võrokeele ja nuuriga köüdet projekte ja asju nagu keelekohvikut Tartun või muid ettevõtmisi, mis on ma võro keelega köüdet. Vahva. Mulle just see Treffneri aspekt on huvitav, sest ju mina kui siin lõpetav 9. siis minu jaoks varsti on uksed, aknad valla, suured mõttelõngad siin kerivad ennast, kuhu edasi minna. Aga kui me räägiksime podcastist, siis teie, ma peast ei mäleta, kaua te nüüd tegutsenud olete? No 1,5 aastat vist nagu eelmise aasta septembrist ja nüüd kuulaja numbrid võtsime kokku ja meil on ikka 1500 kuulajat selle aja jooksul olnud. Ja ka erinevatest riikidest. Väga erinevatest riikidest, ikka Eesti, Soome, Saksamaa, just väga palju soomlasi. Ja või Soomes elab võib-olla palju võrukesi või siis nad kogemata arvavad, et see on soome keel, mitte võru keel. Või siis sealsed põlisrahvad lihtsalt saavad võru keelest aru ja neile meeldib kuulata seda, mis me kõneleme seal. Ja. Kõik võimalused on avatud. Ja. Aga me alustasime siis septembris 2024, sellepärast, et ma kuulun Võru seltsi, kus väga mitmed aktiivsed inimesed olid mõelnud, et nagu ammu pole olnud mingid võrukeelsed jutusaadet, et meil on raadiouudised võru keeles iga neljapäev Vikerraadios ja meil on olnud mõned telesaated aga mitte enam väga ammu, 2017 vist oli viimane osa Tagamõtsa seriaalist, mis nagu on võrukeelne seriaal ETV-s, et nagu pole mingit sellist meediamaterjali peale ajalehe, meil on võrukeelne umaleht, et mida no ja Vikerraadios on üks raadio uudiste rubriik, mis on 5 minutit. Ja siis me sellepärast kõik arutasime, et keda võiks leida saatejuhiks, kes võiks teha, aga siis ma mõtlesin, et
noh, miks ma lihtsalt ise ei tee, mulle meeldib, no ma teen TikToki videost, olen teinud, mulle meeldib selline multimeedia maastik juba nagu noorest peale, et miks mitte ise lihtsalt proovida ja katsetada ja saimegi hakkama. Jaa. Ja no selles mõttes, et see oli nagu, see sündis suht orgaaniliselt, nagu kõik asjad väga Eestis juhtuvad, et inimesed mõtlevad, et davai, et kui ma ise ei tee, siis kes üldse teeb, sest et see lihtsalt on nii. Ja siis, kuna me oleme nagu harjunud tegelikult väga palju olema koos, tegema asju koos, see tuleb nagu loomulikult välja ja üksteise mõistmine käib nagu pigem lihtsalt, siis mõtlesime, et aga davai, et noh, niikuinii, et see paneb kokku nagu kõik need aspektid, et meil on vaja mingit uut materjali, mingit platvormi, meediaplatvormi, seda võiksid teha noored inimesed, seda võiks olla nagu just selle suunitusega, et see on okei, kui sa ei valda seda keelt 100%, kui see ei ole sulle kuhugi geenidesse sisse kodeeritud, on ju. Et see, et me kuuleme erinevat võru keelt erineval tasemel ja et see kõik on, noh, et siis see teenib oma eesmärki ja siis mõtlesime, et davai. Ja siis me leidsime kuidagi vist Võru huubi. Ja, et me otsisime tükk aega, kus nagu saaks salvestada, et kuna me nagu enamik aega oleme nagu Tartus olnud viimasel ajal kooli pärast, et siis me otsisime seda Tartus, aga seda oli väga raske leida, see maksab väga palju. Me juba mõtlesime hirmuga, mis projekte ja vastutust meil on vaja võtta. Aga siis selgus, et Võrus tegutseb Võru huub, kellel on kõik nagu stuudiovõimalused olemas ja nad nagu toetavadki seda, et nende maakonnast pärit noored saaksid lahedaid asju salvestada ja me oleme tänu sellele saanud ka ise õppida, et me lihtsalt ei maksa mingi teenuse eest, vaid me nagu saame ise õppida selle kokkulõikamist ja tegemist ja natuke tehnikat ja oleme ka nagu uusi tutvusi tänu sellele leidnud. Ja see, kui kiiresti meid omaks võeti ja kui entusiastlikult kohe sellega kaasa mindi, oli nagu juba väga hea alguspositsioon, kust nagu pihta hakata mingi sellise asjaga. Aga kas teie ka nagu, kuidas teie meie podcastist kuulsite? No see on see meie alguslugu, mis on ka tegelikult väga süvitsi seotud just selle Võru huubiga, sest et oli Viljandis leenkonverents, mina siis noorena käisin seal kuulamas ja siis oli vaja valida töötuba ja siis mina kuidagi sinna Võru huubi podcasti töötuppa sattusin. Ja siis salvestasime seal ja ma mõtlesin, issand jumal, kui lahe. Täiega vinge. Ja jäin siis sinna Lauriga pärast rääkima, kes selle toimetab ja siis Lauri ütles, et ei no aga meil seal Võrus tehakse ja tehakse võru keeles ja käivad salvestavad meie ruumis ja siis mina mõtlesin, aga mina ju ka kultuurne inimene ja meil oma kihelkond ja oma keel, et võiks nagu ka ja siis läks veits aega mööda või noh, tegelikult ma juba järgmisel päeval hakkasin pärimuskeskusega ketrama, et davai, teeme ära ja küsisin Lauri käest siis teie seda õiget nime, mille ma olin juba ära unustanud ja siis kuulasin ja mõtlesin, võiks midagi nagu sarnast teha, et teie küll räägite kogu aeg võru keeles, meie päris seda ei oska, aga ikkagi eesmärk on peaaegu sama. Aga ma siis küsiks kohe siit lähtuvalt, et mis sind nagu meie podcasti juures kõnetas või kas sa näiteks said kõigest aru või kas see oli kuidagi positiivses mõttes kummastav seda kuulata? Muidugi oli. Ma vist ei saanud, ma sain nagu kõikidest sõnadest ma kindlasti aru ei saanud, aga mõte jõudis alati kohale ja mulle meeldis hästi see lugu teie nime taga, mida ma kuulasin. Poodiman. Just, et see mulle nii meeldis, et see mõte seal. Ja ta oli hästi vahva. Ja, et see mõte on siis see, et Poodiman tähendab, et nagu poe juures, et sa saab poe juures inimestega kokku ja nagu räägid uudiseid maast ja ilmast ja näed inimesi, keda pole ammu näinud ja samal ajal ka võib-olla sa võid päriselt Poodiman rohkem võru keelt kuulda kui kuskil mujal tänapäeval. Ja sinna satuvad absoluutselt iga kandi, iga eriala inimesed, nii et need inimesed, kes meil on stuudiost läbi käinud ja kõigist nendest suurtest või väiksematest teemadest nagu kõnelenud, see on täiesti nagu võimalik, et sa näedki neid poe juures ja saad nendega sama juttu rääkida seal samas Poodiman, et selles mõttes autentne.
jah, no alguses me mõtlesime, me tahame teha rohkem noortele, et võtta ainult nagu noori võrukesi ja rääkida nende nagu haridusteest ja karjääriteest, aga praeguseks on ikka rohkem kujunenud selliseks persoonilood inimestega, kes on just Võru liikumise puhul midagi teinud, nagu kirjanikud, muusikud või muu elu elajad. ja meil on nagu kuulajaskond ei ole nagu kõige noorem, aga on selline 20-ndates kuulajaid on kõige rohkem. Aga võib-olla sellist nagu mälupilti kokku panna tänapäeva Võrumaast saabki kõige paremini siis, kui esindatud on igasugusest vanusest, igasuguste erialade nagu spetsialistid, et siis no selles mõttes, et noortel inimestel on ka vahva kuulata vahelduseks ju inimesi, kes on nagu juba midagi teinud või et sealt mingit inspiratsiooni koguda. Et selles mõttes nagu ma arvan, töötab. Meie kuulajaskond tegelikult, no me üritasime ka alguses minna seda teed, et davai noortelt noortele aga ega meil neid noori, esiteks neid ei ole nagu meie piirkonnas hästi palju ja me oma turundusega ei ole jõudnud veel nii kaugele, et kuskilt teisest Eesti otsast näiteks keegi meid üles leiaks. Kuigi ma tean, nii palju kui ma olen pärimuskeskusega ringi käinud, siis ikkagi on kuulatud, aga vanuseliselt meie kuulajaskond on ikkagi pigem vanem. Aga ma usun, et küll me liigume ja laiendame seda, sest et ma siin arvutasin vaikselt, et me oleme toimetanud praktiliselt poole vähem kui teie. Et küll me jõuame sinna ja toimetame sellega. Jaa. Ma arvan, te olete veel nii noored ka, teil on nii palju võimalik edasi minna ja areneda ja kuulajaskonda kasvatada, et kõik on veel ees. Ja no teie puhul, mis mulle meeldib, teil on vist oma, kui ma vaatan teie sotsiaalmeediat, teil on hästi kunstiline lähenemine või sellised oma toonid, värvid. Oma värvid ja kujundus ja aga me lasime oma logo teha küll ühel noorel kunstnikul Madli Soonel, kes on ka nagu Võrumaalt pärit, et ta nagu joonistas meid, aga pärast me oleme ikka, ma olen ise Canvas putitanud kokku neid meie kaanepilte ja asju ja mulle lihtsalt nagu meeldib neid asju teha ja mõelda välja, mida naljakat nagu kokku lõigata. Värvikombinatsioonid on ju inspireeritud nagu võrumaistest toonidest, et need on meil on ikka see roheline on nagu võrukeste värv ja lipul ja aga natuke roosat ka juurde, lihtsalt niisama. ja noh, eks see ongi ju turunduse üks osa, aga nagu need värvid on mulle meelde jäänud ja meil on ka hetkel jäänud mingid omad toonid, hetkel nad on sellised pruunikad, hallikad on ju, aga need on ka tulnud sellest meie Kodavere rattast ja kui oma logo tegime, mille me tegime ise, siis seal me katsetasime ju Kodavere triibuseeliku värve ja kirivöö värve. Mis seal logo peal on? Kas sul on see pluusi peal ka? Jaa, hetkel on meie logo peal ainult selline mikker ja siis meie nimi, Kaugen Külen, Kodavere noorte podcast, aga me nende triibuseeliku ja vöö värvidega me andsime alla selles mõttes, et me vaatasime, et Kodaveres on neid nii palju tegelikult viimasel ajal kasutatud ja siis me läksime veits teist teed pidi. Eks see Võrumaaga on ka see, et me oleme tegelikult nii suur piirkond, meil on 8 erinevat kihelkonda, erinevad riided, et me ei saa nagu väga ainult ühte valida ja see on nagu väga keeruline, et mis siis ongi nagu meie sümbol, et siis nagu ongi rohkem see lipuvärvid meil nagu tulnud või. Sest keelega on täpselt sama keeruline, et igas kandis oma keel või natuke omamoodi ja inimesed meeldib vaielda, et kelle vanaema rääkis kõige õigemini, aga mingil määral on kõik ikkagi sama või ühtemoodi arusaadav. Just, ma ei kujutagi ette, kuidas või nagu, et juba meil on ju tegelikult suht väike kihelkond ja me räägime nii-öelda kõik sama keelt, aga juba on see, et põhja pool on Kõdavere ja lõuna pool on Kodavere. Ja ikkagi ju samas külas ka üks rääkis ühtemoodi ja teine rääkis teistmoodi, et juba meil on need erinevused sees. Mis on normaalne, mis on nagu normaalse keele tunnus. Täpselt ja see ju ka rikastab seda keelt ja kui kõik räägiksidki täpselt samamoodi, siis olgu võib-olla nii-öelda uustulnukana, kellel kodus ei ole enam räägitud, õppida on võib-olla veits keerulisem, aga samas
see jälle just rikastab seda keelt. Jaa. Et jah. Aga kui me tuleksime nüüd jõulude juurde, siis kas te teate mõnda huvitavat asja, kuidas Võrumaal jõule tähistati? Nagu tähistati või tähistatakse? Mõlemat. No me ei ole päris sellised rahvaluule ja pärimuse eksperdid, et me oleme nagu rohkem sellise igapäevase eluga. Igapäevapraktikud või jah, mis meie enda kodudes on tehtud või tehakse. Jõulude kohta ma nii väga ei tea, et mulle tundub, et see on üsna universaalne nagu võrreldes, ma ei tea, kindlasti Eesti piirkonnas on erinevaid, aga ma ei ole nagu eriti kuulnud, et jõulude puhul just midagi väga erilist on Võrumaal. Kindlasti mingid söögid ja selline maalähedus või söök on kindlasti märksõna, sest et seda on alati liiga palju, toimub ülesöömine. Tänapäeval ka on ju. Absoluutselt. Ja võib-olla võrumaise peolaua ja pika laua kultuuriga käib kokku see, et kui külalised ära lähevad, siis pannakse neile toitu kaasa, nii et ükski külaline ei lahku. Esiteks muidugi tullakse kohale külakostiga, kui sa oled Võrumaalt pärit. Aga jah, Võrumaal vaadatakse seda pigem viltu, kui sa tuled külla ja ei too midagi. Ja siis alati külalistele pannakse pärast kaasa ka midagi sealt suure laua pealt. Aga samas me ei saa öelda, et see on jõulukomme, et see on igapäevane komme. Lihtsalt üks märksõna, aga võib-olla see jõulukuuse kaunistamine, et see võib olla nagu pereti erinev, et mõned teevad ise oma jõulukaunistused päriselt õlgedest või millest iganes või panevad päris küünlad peale. Et ma ei tea, minu peres näiteks armastatakse rohkem tuua sisse nulg kui kuusk, aga see on lihtsalt ma ei tea, kas me räägime ajaloolisest või nagu tänapäevasest, ma ei oska ka öelda, nagu ma arvan, Võrumaal on jällegi palju erinevaid inimesi ja lähenemisi, mõned tähistavad kindlasti pigem talvist pööripäeva kui üldse nagu jõule või käivad kirikus, mõned käivad väga kirikus, mõned minu pere proovis ka, et oleme hästi pärimuslikud ja kui ma olin väike, siis mõtlesin, et toome õled tuppa, nagu vanasti toodi. Aga see ühe korraga piirdus, sest see oli ikkagi väga hirmus. Ja veel hiljuti me panime ka päris küünlad kuuse peale, aga enam mitte, sest see oli natuke ohtlik kasside ja lastega koos. Aga et mõni asi haitub ajaloost natuke paratamatult. Aga pööripäeva teema on küll väga õige tõstatada. Näiteks minu jaoks, ma lähen homme näiteks just pööripäeva sauna, et me kütame suitsusauna, pööripäeva auks ja selle nimel ja siis peseme ennast puhtaks ja nii vaim ja füüsis kõik saab puhtaks ja nii edasi ja nii edasi. Ja see on nagu palju märgilisema kaalutlusega kui see, et me 24. detsembril tuleme kokku ja sööme ja loeme luuletusi ja mis iganes, et see kõik, mis sinna juurde käib. Aga saunas käimine on mõnes peres ka väga, minu peres ei ole, aga paljud nagu, et käivad jõululaupäeval saunas. Meil on see väga tugev. Ja siis nagu umbes kell 6 hakkavad sööma, aga enne käivad kõik saunas ära nagu. Minu peres ei ole olnud, aga teil vist on. Ja, alati. Meie pere selliseid võib-olla pärimuslikke jõule ka ei pea, on ju, aga just see sauna jutt meil ju Kodavere pärimuskeskus teeb keelekuul keeletunde ja tutvusin nende materjalidega ja siis ma lugesin, kuidas tihtipeale toodi välja seda, et meil siin pandi saun kohe hommikul kütte, siis mindi tuppa, tehti veel viimased toidud, on ju, et hästi oluline oli see, et jõulude ajal oli siga tapetud ja siis tehti sülti ja igasugust sellist asja. Ja siis käidi saunas ja see saun oli seal ka hästi oluline ja siis mindi tuppa ja söödi, on ju. Ja mis veel seal vahepeal kuskil oli vist 2 peres, oli see, et kell 3 mindi siis kirikusse. Ühesõnaga, et paljude inimeste jaoks on oluliselt kaalukama tähtsusega pööripäeval saunas käimine ja just siis suitsusaunas, mis on Vanal Võrumaal levinuim saunatüüp. Meil ka. Mida? Meil ka. Meeldiv, väga meeldiv. Ja see on palju kaalukama tähtsusega kui see, et 24. tuleb jõuluvana ja siis on luuletuste lugemine ja tohutu õhtusöök. Ja näiteks meie peres on see nagu väga tugev komme. Meie ei ole väga saunas käia tulnud, sest meil ei ole nagu
sauna tükk aega olnud, aga küll meil on surnuaias käimine jõululaupäeval. Ma ei tea, kuidas teil, minu mõned nagu Põhja-Eesti sõbrad-tuttavad on öelnud, et nad esimest korda kuulevad, et neil on pigem nagu kirikus käimine ja siis alles et surnuaed ei ole nagu oluline, et see on võib-olla hingede päeval, aga meil on nagu hommikul alustad, hommikul on surnuaed, siis pärastlõunal on surnuaed ja siis õhtul pimedas on surnuaed, mis on alati parim surnuaed, sest siis on kõik hästi ilus. Ja eriti, kui on lumehanged. Et jah, esivanemate kultus võib-olla natuke rohkem isegi kui kirikus käimine vahel. Ja meie käime ka Risti metsast tihti läbi, et siis surnuaia lähedal on tihtipeale mets, kus on puudesse tehtud ristid. Ma ei tea, kas teil see komme vist ei ole nii levinud? Ei, väga ei ole. See on ikka ainult Võrumaa. No see on olnud levinud ka mujal kantides, aga praegust elujõulisena tõesti on Vanal Võrumaal. Et ühesõnaga esivanemate auks siis nende selline hingepaik, hingekodu on siis üks puu, seal on rist, tema auks ja et see on siis, võiks olla nagu takistuseks sellele lahkunud hingele, et ta ei hakkaks kodus käima. Ja mingis mõttes on see võrdväärne paik nagu surnuaiaga, et ühes puhkab siis füüsis ja teises nagu vaim. Ja et sealt nagu läbi käia on ka nagu oluline. Ja muidugi see, et igal perekonnal on siis oma mingisugused hauarituaalid, et kes laulab näiteks haua peal oma esivanematele, kes, ma ei tea, joob konjakit või viina seal haua peal on ju oma esivanema auks, kes teeb, ma ei tea, võib-olla mõni tõmbab suitsu on ju. Et ja see, kui oluline on see, kuidas on rohitud see peenar seal haua juures või milliselt on kujundatud see hauaplats, et see on ka täiesti eraldi teema, see vääriks mitut uurimistööd. Aga see on tohutult põnev ja see on väga kaunis ja jõulude ajal ja jaanipäeval ka ma ütleks, et see on nagu täpselt samamoodi ka. No ma ei tea, jaanipäev meil ei. Ma ei tea, minu vanemale tähtis igas olukorras, kus võimalik käia surnuaias, aga ma ütleks, et tema esivanemad ei olnud nii väga surnuaia usku ja võib-olla mina ka ei ole nii väga surnuaia usku, et ei ole vaja kogu aeg kohale minna, et esivanemad meeles pidada, aga mulle meenub küll nende mida sa haua peal teed. Minul oli küll, et vanaisa haua peal mul oli komme nagu, et ma ütlen talle iga kord, meil oli siuke nali, et mina ütlen auh ja tema ütleb mjau ja siis nagu ma ütlen talle auh ja siis nagu ootan, et ta vastaks, aga ta ei vasta või siis viisin talle pähkleid, sest talle väga meeldisid pähklid. Küll aga meil on see, et meil on naabrid setod, kes nagu söövad haudade peal suuremalt ja minu suguvõsal on alati nagu, et ei, meie ei söö, sest meie ju ei ole setod, et ei tohi võtta mingeid pirukaid kaasa umbes surnuaiale, et ega me ju setod ei ole, et selline natuke. Tõsi, joomine, söömine, see on nagu pigem aut, aga küll viina valamine hauale on teema. Vahepeal. Ja näiteks mulle meeldib seda teha oma vana-vanaema haua peal, kellega mul oli väga lähedane side ja kuna ta armastas väga oma eluajal juua jäägermeistrit, maitse pärast, siis ma alati üritan kaasa võtta, kui ma haua peale lähen kas või väikse selle jäägermeistri ja siis ühe klõmmi teha ja kui mul on mõni sõber ka seal, siis tema teeb ka, et see on nagu oluline ja see on mingisugune nagu väga spetsiifiline aspekt, mis mulle vanavanemaga seostub. Ja see ei ole üldse mingisugune, et afišeerimiseks või ei, see on lihtsalt midagi väga nagu, väga isiklikku, väga vajalikku seal selles hetkes ja see ei tundu üldse nagu veidrana, kui sa seal oled tegelikult, mis on nagu meeldiv. See tundub väga südamlik, et meie puhul ka võib-olla see surnuaias käimine ei ole selline suur retk, nagu võib-olla teil on selline suur ettevõtmine, aga ikkagi praegu meil ka Kodavere surnuaed on jõulude ajal ikka väga ilusti küünaldes ja ikkagi praegu klassikaaslastega ka rääkides, siis seda hoiame meie kui noorem põlvkond ka elus ja käime seal surnuaias. Võib-olla enne kui selle jõuluteemale joone alla tõmbame, siis mina tooks välja selle kuuse, et ma tean, et hästi oluline oli see, et või kuidas kuuske kaunistati, oli see, et seal rippusid õunad nagu sibulõunad, sellised väiksed õunakesed ja kompvekid või präänikud ja siis lisaks olid seal nagu päris õiged küünlad, mis siis põlesid. Ja meie pere on ka nagu seda
vahepeal seda traditsiooni jälginud, et nagu pannud neid päris küünlaid või piparkooke, aga võib-olla isegi olulisem on tänapäeval see nagu need pärandatud kuuseehted või hästi vanad ehted, nagu mis meie peres on minu vanaema lapsepõlvest nagu ehted nagu mingi 50-ndatest ja mõned isegi 40-ndatest, aga see on alati nii riskantne neid sinna riputada, et äkki need lähevad katki ja mõned on ka läinud, aga need on võib-olla kõige lahedamad. Jaa, meil suht sama ja need nõukogude aegsed jõulukaunistused on alati mingisuguses spetsiifilises karbis, mida on juba raske avada, sest et see on sama õrn nagu need ehted ja siis see on alati selline väga piiripealne riskibusiness ja igal aastal läheb vähemalt üks jõuluahe katki, aga see on seda väärt võib-olla. Väga vahva ja mulle hästi meeldis ühe salmi lõpp, mille ma leidsin, mis on kodaverekeelne. Selleks, et siin oleks seda kodaverekeelset aspekti, siis ma loodan, et ei pahanda, ma loen selle ette. Siis, kui 7 kõrda kukk kellakapin kägu, tuli lõpus Njärivana meie ise nägu. Ehk siis see on selline vahva salmike, mis on selle peale ma loeks võib-olla Milvi Panga luuletuse võru keeles, et mis mi teemi pühini? Mis mi teemi pühini? Mõsõmi ja nühimi, vorstikerri toppimi, salme pähe oppimi. Väga armas. Ja see sobis siia lõppu väga hästi. Kui me oleme väga palju rääkinud sellest nagu Võru pärimus asjast või jõuludest, siis me tahaksime teada, et kas teie teate midagi Kodavere kandist või äkki olete varem ka kokku puutunud? Ma enne ei olnud väga kokku puutunud, aga sellel suvel me siis Võru instituudi rahvaga mõtlesime ka, et need Kodavered teevad midagi seal, lähme vaatame ja siis me käisime nagu oma töökollektiiviga ekskursioonil teie Palalde pärimuskeskuses ja tegelikult kuskil või ma ei teagi. Jah, teie pärimuskeskuses käisime ekskursioonil ja siis räägiti natuke ka, et teie koolis õpitakse keelt ja nagu mis teil tehakse ja siis ka Peipsi ääres ja siis mul tekkis täpselt selline mõte, et nagu teil on natuke sama, et meil on Setomaa ja Võromaa ja siis Setod on nii ägedad ja nii kuulsad ja siis me oleme ka ja meid on hästi palju, aga keegi ei tea meist vahepeal midagi võrukestest. Et teil on võib-olla sama, et te jätta nagu Peipsi ääre varju natuke, et seal ma olen käinud nagu hästi palju ekskursioonil ja nagu nende keelest ja asjast nii palju kuulnud, aga just, et see nagu kattub natuke selle alaga, kus Kodavere keelt räägitakse, siis see nagu on natuke varjusurmas vahepeal. Et ma olen alles nüüd nagu sellest rohkem kuulma saanud. Jaa, ma täiesti samastun selle viimase osaga, mis puudutab Peipsiveret, aga Kodavere kandiga ikkagi, selles mõttes, et nagu kohaliku kirjanduskultuuriga olen ma tutvunud juba, ma ei tea, võib-olla juba lasteaias, et see nagu teadmine, et jah, see kant ja need inimesed, kõik see Juhan Liiv ja Anna Haava, kes meil juba enne siit nagu läbi on käinud, et see on ikkagi nagu mälus. Küll aga ma pean tunnistama, et võib-olla Kodavere kui selline kant on nagu ikkagi väga umbkaudne minu peas, et ma mõtlen, et jaa, ma olen küll Alatskivi lossis käinud palju kordi, see on kõik väga kaunis ja väga ilus, aga ma mõtlen, et kas see nagu, et mis seal veel on seal kõrval ja ümber ja mis seal toimub ja kas siin üldse midagi toimub, toimub küll podcast, et siis on nagu natuke piinlik tunnistada, et tegelikult ei tea ma midagi sellest. Eks sellega ongi, et Kodavere ju kui ise küla Eestis, kui Kodavere ongi lihtsalt, ta oli kihelkonna keskus, sest seal on kirik, aga seal rohkem mitte midagi ei olegi. Ja ongi väga, kui tuli, ja sellest tuligi see nagu kihelkonna nimi ja selle kultuuri hoidmisega tegelebki ju Kodavere pärimuskeskus, aga nii nagu me ju siin enne juba aru saime, siis see pala on kuidagi nii metsade vahel ja üksi ja kaugel, et nagu mööda põhiteid see sinna väga tihti ei satugi. Et Hipp sattus väga kummalisel päeval, mul ei olnudki tööpäeva too päev. Ja teil läks elekter ka majas ära.
väga armas, seda ma ei teadnud. aga muidu oli väga vahva, mulle jäid eriti meelde kupuliuad ja nagu teie mingid vahvad rahvariided ja siis nagu. ja meie Kodavere Kadrid ja nüüd. Ainuke asi, mis mul palaga seostub, on kohalik kuulsus Imre Nõmm, kes on meie kallis koolivend. Sest et see Hipe on ka Treffneris käinud, ma veel käin seal, Imre vist, kas te olite samal ajal seal? Ei mäleta. Ei mäleta, aga meil on olnud üks vestlus vist täielikult minu elus ja see oli Kodavere teemal. ja see on see, mis no igatahes nagu mingisugused kandid või väiksed piirkonnad seostuvad tihtipeale ju inimestega, teistele inimestele, nii et see nagu paratamatu. Jah, see on vahva. Imre on hästi tore ja ta on ka mind ju väga palju välja koolitanud ja nüüd, kui ma pärimuskeskusesse tööle läksin suvel, siis Imre jagas mulle näpunäiteid ja rääkis igasugu huvitavaid lugusid. Kuid kas teil on veel midagi omalt poolt, millest te kindlasti tahaksite rääkida? Oi, neid teemasid on nii palju. Teemast on palju, aga võib-olla siin oleks nagu, ma ei tea, mina kasutaks võimalust. Nagu see võru keele teema või? Et võru keel võiks olla Eesti piirkonna keel. Ja, ma mõtlesin täpselt samale asjale. Ja üks asi võib-olla, mis meil ikka hingel on nagu selline, et me teeme küll sellist noortetööd ja toretat tööd, et nagu oma kogukonnale rohkem rääkida võru keelest ja meie elust, aga teine külg on see, et nagu ka teised meid tunnustaks ja näeks, et võru keel on ikkagi nii suur ja elav keel ja meil on nagu mure ikkagi, mis sellest edasi saab, et kas noored seda oskavad ja et nagu üks asi, mida selleks vaja oleks, et nagu ka koolides ja mujal seda tõsisemalt võetakse, on see, et nagu Eesti riik ametlikult tunnustaks, et võru keel on keel, sest nagu keele ajalooliselt ja nagu lingvistiliselt see on eesti keelest nii väga erinev ja hoopis teisel ajal välja arenenud, et nagu see on seda kindlasti väärt ja nagu me ootame seda pikki silmi. Ja võib-olla, või mida mina just nagu igapäevaelust sel teemal nagu rohkem ootaks, on see, et võru keele kuulmine või mis iganes Lõuna-Eesti keele või mõne teise piirkonna keele kuulmine tänaval või kuskil järjekorras või mis iganes olukorras, et see ei oleks midagi kummalist, et sellele ei vaadataks peale suurte silmadega, et see ja samas, et seda nagu ei tähtsustataks ka nagu väga üle, et oi, et kas tõesti, mul oli just hiljuti üks väga huvitav vestlus oma sõbraga, kellel on väike laps ja tema põhimõtteliselt räägib oma lapsega ainult võru keeles, sest et ta tahab ta üles kasvatada nii, et tema emakeel oleks võru keel. Ja siis ta rääkis mulle, kuidas iga kord, kui ta kuskil avalikus kohas oma lapsega võru keeles räägib, sellele järgneb selline oi, kas tõesti keegi räägib kui meeldiv, kui positiivne, vau, et see keel veel elab, et sellele ei peaks järgnema selline et see peaks olema normaalne, et see, et ma kuulen seda, et see ei pane mul kulmu mitte krimpsu tõmbama, aga ka mitte nagu positiivselt kergitama. Ja teine on nagu see, et seda arutelu, et kas see ikkagi on keel või kas see on murre või mis iganes, et see ei oleks normaalne osa täpselt samamoodi igapäevaelust, sest et endiselt on neid inimesi, kes lihtsalt nagu raiuvad saega vastu, et ei, see on murre. Aga minu arust on ka see, et Lõuna-Eesti keeled nagu Võro, Seta, Mulgi, et need on millegi pärast, kui inimesed mõtlevad, Eesti murdekeeled, meil ongi üks murdekeel ja umbes see ongi võru keel, aga tegelikult ju ei ole, et meil on palju teisi eesti keele murdeid, mitte Lõuna-Eesti keelt ja kui inimesed panevad nagu ühte patta need kõik, siis kannatavad need väiksemad, kellest siis üldse ei mahu rääkima. Et ongi, laulu peal öeldakse, et meil on nii palju eesti murdekeeli siin esindatud, tegelikult enamik on võru keeles, seto keeles laulud, aga siis nagu öeldakse, et meil on kõik umbes esindatud, aga tegelikult ei ole, aga nad ei ütle ka, et need ei ole tegelikult need murdekeeled, et nagu, et esile pääseks teised väiksemad, näiteks nagu Kodavere või kuskilt, ma ei tea, Ranniku murre või mingid nagu ägedad asjad nagu
mu sõbranna ei teadnudki, et ta vanaisa rääkis mingis seal Väike-Maarja kandi keeles, et nagu, et see on üldse olemas, sellepärast, et nagu kui räägitakse murdekeeltest, siis see on tegelikult alati võru keel, aga võru keel ei On ole, keel. on keel, mitte murre, et ei saa nagu sellega teisi ära varjata kogu aeg. Ja mis mind nagu närvi ajab, on see, et nagu päriselt närvi ajab, ongi see, et haritud inimesed, kellel on justkui ka väga tihti just keeleteadlusalane või üldse humanitaaralane taust, nad lihtsalt raiuvadki, et ei, aga see on ju või noh, et kuidas see siis keel on ja kui ma toon nagu välja kõik need keelele ja suurele keelele omased tunnused, mis kõik võru keelel ilmselgelt olemas on, need samad tunnused, mis on olemas eesti keelel, mandariini keelel, mis iganes keeltel, et noh, et kuidas sa siis nagu ütled, et see on murre või et ja siis see alati mingisugune ebamäärane vastus, et aga murde ja keele nagu piir ei olegi nii selge või et see peabki olema, see arutelu peabki natuke nagu hägune olema. Ja see, et näiteks õpetajad, noh, ühe õpetajatunnis öeldakse on ju keel ja siis teises murre, ma olen seda ise nagu nii palju kogenud, et leppige, noh, et mis mõttes nagu ei tea, üleskutse õpikute koostajatele, et pange, tehke see asi õigeks. Aga õpetajatele ka. Tundub, et need õpikud on millegipärast paljude nagu autoriteet. Tõsi, seda ka, aga siis ka nagu üleüldiselt õpetajad, kes nagu seda teksti sealt õpikust väga tihti lihtsalt deklameerivad. Et siis mõelge ise oma peaga või no ma ei tea, et väga tüütu on see. Samas on jälle ka nagu väga positiivseid näiteid. Ma just ise ka on ju Tartu linnas kaitsesin oma koolis, kaitsesin oma uurimistööd, mis oli väga otseselt seotud ka Võrumaaga ja oma võõrkeelse kokkuvõtte, mis on siis kohustuslik kirjutada uurimistööle, kirjutasin võru keele hargla murdes. Mida see siis tähendab? Meil on ju võru keel ja siis meil on seal 8 kihelkonda Vanal Võrumaal, igas kihelkonnas mingit oma sorti murre ja vot selle kohta saab öelda murre, sest et see on üks keel, mis hõlmab endast väga palju erinevatele piirkondadele omaseid mingeid väikseid nagu niiše. Ja tõesti meil on mõlemal hargla juured, on ju piirkonna juured, et seal siis räägitakse natuke sellist arhailisemat varianti sellest võru keelest. Tõesti, me ei räägi võro keelt, vaid võru keelt on ju, on lõppsilpidele omane rohkem U ja N täht ja nii edasi, neid nüansse on palju. Ja siis ma otsustasin, et seda oma piirkonda, oma juuri rohkem täpsustada, et ma kirjutan selle võru keele hargla murdes ja alla selgitava teksti, et see palun väga on ju. Ja mitte ühtegi küsimust ei tulnud sel teemal, et mis mõttes, et see on ju mingi murdekeel või mis mõttes võru keeles. Sul oligi murdekeel. Mul oli jaa, aga küsimus on selles, et miks ma kirjutan hargla murdes või et küsimust ei tulnud sel teemal, et miks ma kirjutan võru keeles või üldse, et kas see on siis keel või murre, et midagi nii rumalat komisjon ei küsinud, mis koosnes õpetajatest, kes tegelikult et nad võivad sama hästi ka ju arvata, et see on mingi murdekeel. Me oleme juba harjunud arvama, et õpetajad on rumalad. Üllatunud, kui nad ei ole. Ja. Nii et selles mõttes positiivne nähtus jällegi, et see on nagu nii ja naa. Aga praegu ma ütlen, et väga illos jõulukingitus võrokõisile olnud tuuku Riigikogu võtnu vasta otsuse, et Lõuna-Eesti kiil on piirkonna kiil Eestin. Ja. Et see on praegu praegu on aruteludes Riigikogus, et kas see keeleseaduse muutmine. Aga ma usun, et see on väga positiivne noot, millega tänasele episoodile joone alla tõmmata. Mina tänan, et te meile külla tulite. Oli väga tore vestelda teiega. Jääme siis ootama teid, et meile siia Kodaverre veel tuleksite. Ja soovime teile häid jõule ja kõigile kuulajatele ka häid jõule ja teiega armsad kuulajad, me kohtume juba 1. jaanuaril. Aitüma!